Me kõik teame, et Eestit kutsutakse laulurahvaks. Aga kas see on meil lihtsalt veres? Või on selle taga midagi enamat, mingi süsteem? Just seda me täna uurimegi. Harutame lahti selle peidetud masinavärgi, mis on aastakümneid meie muusikalist hinge vorminud. Muusika kui teine emakeel, see on ikka päris võimas mõte, eks ole. Aga kuidas üks rahvas üldse sellisesse punkti jõuab, et muusika on sama tähtis kui oma keel? Ma võin teile öelda üht. See ei ole kindlasti mingi juhus. Nii et lähme asja juurde. Mõelge laulupidudele, sellele, kui paljud eestlased oskavad pilli mängida või kooris laulda. See ei ole lihtsalt niisama tekkinud. See kõik on tegelikult enam kui 90 aasta pikkuse töö tulemus. Kõik sai alguse juba aastal 1923, kui hakati professionaalselt muusikaõpetajad koolitama. Just nemad, need pühendunud õpetajad, ongi selle kõige vundament. Okei, see on kõik tore, aga see viib meid ühe väga olulise küsimuseni. Kui eesmärk on laulev rahvas, siis kuidas sa seda teed? Kuidas sa selle saavutad? No, vastus peitub ühes natuke peenes sõnas – didaktika. Ja see tähendab sisuliselt õpetamise kunsti ja teadust. Lihtsamalt öeldes on didaktika nagu retseptiraamat õpetamiseks. See on süsteem, kuidas muuta õppimist, kergeks, meeldivaks ja mis päämine tulemuslikuks. See pole lihtsalt hunnit nippe, vaid ikka täitsa terviklik filosoofia selle kohta, kuidas teadmised kõige paremini kohale jõuavad. Ja see pole mingi uus leiutis. Selle teaduse isaks peetakse 17. sajandi Tšehhi mõtlejat Jan Amos Komenskit. Just tema oli see mees, kes võttis selle õpetamise kunsti ja pani selle süsteemi kirja. Ja teate mis? Tema põhimõtted mõjutavad haridust tegelikult tänase päevani. Ja kuigi see kõik võib kõlada jube keeruliselt, siis tegelikult taandub see 4 väga lihtsale, aga samas ülivõimsale küsimusele. Need on küsimused, millele iga õpetaja peab pidevalt mõtlema. Esiteks, miks? Miks me üldse õpime? Teiseks, mida? Mida täpselt me õpime? Kolmandaks, kuidas? Kuidas me seda teeme? Ja lõpuks, kus? Millises keskkonnas see kõik toimub? Okei, see oli nüüd natuke teooriat. Aga toome selle kõik nüüd konkreetselt muusikamaailma. Vaatame koos, millised suurkujud ja millised filosoofiad on kujundanud seda, kuidas me täna muusikat õpime, ja seda mitte ainult maailmas, vaid lõpuks ka siinsamas Eestis. Teate, muusikahariduses on tegelikult üks suur ja põhimõtteline vaidlus. Üks koolkond ütleb, et muusika on nagu maal muuseumis, see on iluobjekt, mida tuleb eemalt imetleda ja väärtustada. See on see esteetiline lähenemine. Aga siis on teine leer, kes ütleb, et ei, muusika pole vaatamiseks, muusika on tegemiseks, see on inimtegevus ja see on praksiaalne lähenemine. Laulmine, mängimine, ise loomine on kõige olulisem. Ja just sellest tegevuspõhisest filosoofiast ongi välja kasvanud 3 suurt meetodit. Need on 3 meistri pedagoogilised süsteemid. Ja nende kõigi põhiidee on tegelikult hästi lihtne. Muusikat õpitakse tehes. Praktika enne teooriat, ammu enne igasugust kuiva tuupimist. Esimene meister on Zoltán Kodály Ungarist. Tema põhiidee oli, et muusika kuulub kõigile. Ja mis on kõige kättesaadavam, kõige demokraatlikum pill maailmas? Muidugi, inimhääl. Ja ta lõi geniaalse süsteemi, kuidas noodikirju õppida. Ta kasutas selleks rahvalaule ja spetsiaalseid käemärke, mis teevad helidevahelised suhted, sõna otseses mõttes käega katsutavaks. Ja vaatake, see süsteem on lihtsalt geniaalne. Need silbid, mida me tunneme kui joole, mi, ei ole tegelikult kindlad noodid nagu C või G, ei. Nad tähistavad hoopis suhteid nootide vahel ja mida see tähendab? See tähendab seda, et kui sa õpid ühe laulu selgeks joole mi keeles, siis sa oskad seda laulda igas helistikus. See on nagu universaalne muusikaline salakood, uskumatult nutikas. Teine suur meister, Karl Orff Saksamaalt, lähenes asjale natuke teisest nurgast. Tema jaoks oli kõige alus rütm. Alguses oli trumm, ütles ta. Tema pedagoogika on hästi mänguline, elementaarne. Ta kasutab kõnet, liikumist ja mis eriti lahe, spetsiaalselt lastele loodud pille, näiteks ksülofoone, millel on eemaldatavad plaadid. Mõte on selles, et sa võtad lihtsalt ära need noodid, mida loos vaja pole. Ja tulemus, ka kõige väiksemal lapsel on põhimõtteliselt võimatu mängida valet nooti. Ja siis on 3. meister, Emil Stalkrossi Šveitsist. Tema uskus, et muusikat peab tundma ja kogema, kogu kehaga.
tema meetod, mida kutsutakse eurütmikaks, ühendabki omavahel kõrva, aju ja keha liikumise. Nii tekib muusikast palju sügavam, palju füüsilisem arusaam. Nii, meil on nüüd 3 suurt rahvusvahelist ideed. Aga kuidas see kõik meieni jõudis? Kuidas need meetodid Eestisse jõudsid ja siin, meie oma näo said? Just seda me nüüd vaatamegi. Kuidas need globaalsed mõtted kohandati meie enda kultuuri ja traditsioonidega. Ja siin astuvad lavale 2 Eesti oma kangelast. 2 nime, mis kerkivad esile rohkem kui üksi teine. Riho Päts ja Heino Kaljuste. Just nemad olid need mehed, kes võtsid need maailma parimad praktikad ja sünteesisid neist midagi täiesti uut, midagi, mis sobis just Eesti oludesse. Riho Päts oli ikka tõeline visionäär. Ta ei kopeerunud pimesi. Ei, ta võttis paraimad killud nii Orfilt kui ka Godailt ja põimis need meie oma pärandiga. Tema jaoks oli näiteks iidne regilaul täiesti ideaalne õppevahend. Ja mõelge korraks sellele, ta asutas juba 1931. aastal Eestis esimese plokkflöödiorkestri. Ja mitte ainult, ta pani Tallinnas käima isegi nende piltide tootmise, uskumatu ettevõtlikkus. Ja siin me näemegi, miks see regilaul nii hästi sobis. See eeslaulja ja koori vaheline dialoog, see on ju oma olemuselt improvisatsiooniline. See annab igale lauljale võimalus olla ise looja, olla osa millestki suuremast. Ja see oli täpselt see, mida Päts tagajas. Aktiivne, ühine musitseerimine. Aga kas see kõik ka päriselt töötas? Oh, ja kuidas veel? Siin on üks uskumatu lugu. Heino Kaljuste kirjeldab, kuidas tema kuulus tütarlaste koor Ellerhein oli festivalil Tšehhoslovaakias. Neile lükati nina alla täiesti võõras 3-häälne tšehhi rahvalaul. Neil oli aega umbes 20 sekundit, et noodiga tutvuda. Ja siis nad laussid selle lihtsalt veatult maha. Kujutate ette? 300 kuulajat aplodeeris ja aplaus ei tahtnudki lõppeda. See näitab, millisel tasemel see treening tegelikult oli. Ja nüüd jõuame me selle loo tegeliku haripunktini, sest see kõik, need aastakümnete pikkune töö, see süsteemne haridus, see ei kandnud vilja ainult kontsertisaalides. Sellel kõigel oli otsustav roll ühel Eesti ajaloo kõige tähtsamal hetkel. Ja siin on midagi, mis paneb mõtlema. See lause pärineb Riho Pätsilt, kirjutatud, kuulgage nüüd, juba 1940. aastal. Ta justkui nägi ette, et ühislaulul on peidus mingi eriline jõud. Potentsiaal, mis tuleb esile just siis, kui seda kõige rohkem vaja on. Ta ilmselt ei osanud uneski näha, kui profeetlikuks need sõnad osutuvad. Ja see aeg saabuski. See saabus laulva revolutsiooni päivir. See massiline ühislaulmine, mida me nägime lauluväljakul ja mujal, see polnud lihtsalt meelelahutus. See oli rahvast ühendav, vabadust nõudav jõud. See oli selle sama aastakümneid ehitatud muusikahariduse süsteemi kõige võimsam tulemus. Rahvas ei osanud lihtsalt laulda, vaid mis veelgi olulisem, rahvas oskas ja tahtis laulda koos. Ja see kõik viibki meid tänase loo viimase mõtteni. Kui üks läbi mõeldud muusikahariduse süsteem suutis anda nii olulise panuse terve rahva vabadusvõitlusse, siis tasub küsida, mida on meil õppida koos laulmisest ja koos musitseerimisest täna. Maailmas, mis tundub olevat iga päevaga üha rohkem killustunud, mida see ühise hingamise ja ühise helikeele leidmine meile anda võiks? Ma arvan, et selle üle tasub meil kõigil mõelda.